Juhi esimesed 30 päeva on tegelikult selline aeg, mis määrab ära, et kas kogu see tegevus kujuneb selliseks, võib-olla selliseks aeglaseks stardiga, aga väga võimsa tähelennuga karjäär või siis on tulemuseks selline lõputu kannatuste rada. Ehk tegelikult võib öelda, et juhtimine on mingil määraga seotud spordiga, sellepärast et ka sport on enne, kui läheb 100 meetrit jooksma, teeb soojendust ja nii edasi. Et ei ole niimoodi, et puhtalt viskab dressid seljast ära ja paneb kohe 100 meetrit jooksma. Nii on ka juhtimisega. Vaevalt, et meist keegi näiteks otsustab pühapäeva hommikul, et väljas on ilus ilm ja lähme piknikule, istutakse kõik koos autosse, sõidetakse välja ja tee peal arutatakse, et kuule, et kuhu me nüüd läheme üldse ja sõidu pealt otsustatakse, kuhu minnakse. Ja siis, kui kohale jõutakse, siis mõeldakse, et mis me nüüd edasi teeme. Et vaevalt niimoodi igapäevaselt käitume. Mis on siis juhi esimese 30 päeva selline suurim väljakutse on see, et on vaja paika panna see, et mis on need eesmärgid, mida ta peab täitma ja millele ta peab keskenduma. Ja siin on tegelikult niisugust 3 olulist nüanssi on see, et esmalt on vaja need eesmärgid üles leida. Et organisatsioonil on tavaliselt 3 sorti või 2 sorti eesmärke, teatud klassifitseerimise järgi, ühed on pikaajalised, teised on lühiajalised ja nüüd ongi oluline juhi jaoks ära tabada, millised on need lühiajalised eesmärgid, millised on pikaajalised eesmärgid. Ja tõenäoliselt tuleb hakata keskenduma nendele lühiajalistele, sellepärast et nendega on kõige kiirem ja need tõenäoliselt aitavad täita ka pikaajalisi. Ja järgmine oluline eesmärkide tuvastuse juures on see, et mis on sellised organisatsiooni eesmärgid ja mida see tähendab juhile endale ja meeskonnale, et mis ta peab tegema ja mis peab meeskond tegema. Järgmine oluline nüanss, mida eesmärkide puhul tuleb tähele panna, et neid on tegelikult 4 erinevat tüüpi, et juhtimisteooriates ja igal pool mujalgi nimetatakse neid eesmärkideks, juhtimise eesmärkideks, isiklikeks eesmärkideks ja tulemuse eesmärkideks. Palju nimesid, mis need tähendavad. Õpieesmärgid on siis sellised eesmärgid, mis aitavad sul juhina õppida organisatsiooni tundma. Ehk milline on organisatsiooni kultuur, millised inimesed seal on, kuidas nad käituvad, millised on organisatsiooni tavad, suhtlemisviisid, need kõik erinevad organisatsiooni kaupa. Lisaks sellele on oluline mõista 30 päeva jooksul, millised on konkurendid, kuidas nad tegutsevad, mis on nende mängureeglid, kuidas nemad on turul ennast positsioneerinud. Ja lõpuks on siis oluline ka see, et mõista, milline on sinu kui juhi roll organisatsioonis ja meeskond. Järgmine oluline eesmärk, millele peab tähelepanu pöörama 30 päeva jooksul, on nõndanimetatud juhtimise eesmärgid ehk siis mõista, kuidas organisatsioonis toimub otsuse vastuvõtmine, kus toimuvad otsuste vastuvõtmised ja kes on need võtmeisikud. See on väga oluline roll organisatsioonis. Ja kõige lõpuks siis on see, et milline on üldse kogu see juhtimiskultuur organisatsioonis. Kolmandaks on siis tegelikult nõndanimetatud isiklikud eesmärgid, kus siis juhina pead ennast nagu positsioneerima organisatsioonis ja siis tundma õppima konkreetseid inimesi. Ehk siis see osaliselt seostub ka õpieesmärkidega, aga siin on juba see, et sa konkreetselt lood kontakti konkreetsete inimestega, kellega sa pead hakkama suhtlema oma igapäevases töös. Ja lõpetuseks on siis nõndanimetatud tulemuse eesmärgid, ongi see, et mis on need tulemused, mida sinult oodatakse ja kuidas sind hinnatakse. Millistel alustel toimub siis sinu tulemuste hindamine. Ja kõige lõpuks siis loomulikult on oluline juhile see, et hinnata ära, millised on need eesmärgid iseenesest, et on laialt levinud selline Eisenhoweri maatriks, kus siis tuleb eesmärgid nende olulisuse ja siis ajalise piirangu järgi paika panna, ehk siis me teame, et on olemas 4 tüüpi eesmärke ja on olulised ja pakilised, mis tuleb kindlasti ära teha, siis on olulised ja mittepakilised, ehk siis need, mida võib ka hiljem teha, aga mis tuleb kindlasti ära teha, siis on mitteolulised ja pakilised, ehk siis on ülesanded või eesmärgid, mis tuleb ära teha. Nendega on kiire, aga nad ei ole tähtsad. Ja lõpuks on siis see, et ülesanded, mis ei ole tähtsad ja millega ei ole ka kiiret, ehk siis need sisuliselt jäävad tööde nimekirjas kõige tahapoole. Kui me nüüd rääksime 30 päeva jooksul panna paika oma eesmärgid, siis teine oluline nüanss on tutvumine. Ehk siis tutvuda selle kollektiiviga, kus sa pead hakkama edaspidi töötama. Ja siin on see oluline nüanss, et me keskendume tavaliselt
juhina sellele, et me hakkame rääkima, mis me teinud oleme igal pool mujal ja varasemas elus ja mida me võib-olla hakkame kõike tegema. Tegelikkuses on palju olulisem esimese 30 päeva jooksul panna paika enda tutvustus, see võib olla hästi lühikene, paar minutit, aga seal tuleks keskenduda ennekõike siis teemale, et miks ma midagi olen teinud ja mida ma olen saavutanud. Mitte ainult seda, et mida ma olen teinud, vaid oluline see, et miks ja mida olen saavutanud, sellepärast, et siis nähakse ära, kes sa juhina tegelikult oled. Selline 30 päeva jooksul tavaliselt üritatakse hakata ennast tõestama. Reaalsuses on see 30 päeva selline aeg, kus on sinul kui värskel juhil väga hea esitada palju küsimusi ja kuulata, ehk siis mõista, kuidas keegi tegutseb ja kuidas asjad toimivad. Ehk sellega sa näitad seda, et mitte ainult ei kogu informatsiooni, vaid sa sellise kuulamise ja küsimusega näitad, et sind huvitab see, mis teised teevad. Ja lõpetuseks siis väga oluline, et 30 päeva hästi õnnestub, on vaja paika panna tegelikult plaan, kuidas asja ära teha. Ehk sisuliselt on sellise esimese 2 päeva peaksid paika panema sellise plaani, kuidas sa järgmised 30 päeva tegutsed, ehk siis enne kuulub näiteks kõik see dokumentidega tutvumine, neid tõenäoliselt eriti veel, kui tulla uude organisatsiooni, on neid dokumente hästi palju, kui vahetada struktuuriüksus, siis tõenäoliselt neid dokumente väga palju ei ole. Siis on oluline määrata ära, paika panna kohtumised, et kellega ma kohtun, millal ma kohtun, tähtis on see, et saada paika õige järjekord. Nüüd selle plaani korral on üks selline nüanss, mida tavaliselt inimesed eksivad, on see, et planeeritakse kohtumised jutt üksteise otsa. Ehk siin on tegelikult selline olukord, et kui ongi plaan teha kohtumisi nii edasi, siis on soovituslik alati 2 kohtumise vahele jätta 15 minutit aega. Ehk siis see võimaldab ümber lülituda, viia ennast kurssi järgmise koosolekuga või kohtumisega ja tegelikult sellega hoitaksegi kokku aega, sest tavaliselt, kui on koosolekud üksteise otsa, siis kipub see esimene 5-10 minutit kuluma sellele, et kõik saaksid aru, miks nad koos on. Kui võtta siis kokku, siis esimese 3 päevaga on oluline mõista ära, mis on sinu eesmärgid organisatsioonis, mida sinult oodatakse, kuidas sinu tulemusi hinnatakse, mõista, kellega sa pead koostööd tegema ja millised inimesed nad on ja lõpuks panna paika, et kuidas need esimesed 30 päeva mööduvad.